söömasõltlased oleme kõik. Ainult, et me sõltume söögist igaüks erineval moel. Mõni mäletab veel nõukogude aega, mil suitsuvorsti nägi ainult läbi niinimetatud vorstimuuseumi vitriini ja ajab endal seda nüüd lattide kaupa sisse. Teine peab iga suutäie kohta päevikut. 3. kord paastub, kord vohnib seapekki. Midagi pole teha. Inimesed on erinevad. Üks on ametikindel. Lubatud kommunismi aega, mil toitutakse ainult tablettidest ning klubiplögast nagu kosmonaudid. Ei tule vist õnneks iial. Mis sa prügikastist teed? Mul jäi üles märkimata, mis ma eile sõin. Kuule, tule vaata korra, ma ei saa aru, palju siin kalorid on. Näe, energiine verte 280 kilotšouli 66 kilokalorit. Kas siin eesti keeles ei ole või? Mis vahet siin on? Eestlastel, lätlastel täpselt sama palju ju. Palju on siis 66 pluss 75? 141 vist. Kui ma ei saa aru, kuidas saab olla väiksemas pakendis rohkem kaloreid kui suuremas pakendis? See on 100 grammi kohta ju. Jaa. Päriselt või? Jaa. Oi, ema. Ai, kurat, mis ma nüüd teen? Mul on siis kõigi täiesti valesti arvutatud. Lõpeta ära. Lõpeta ära. Sa oled täiesti normaalne tüdruk. Sa oled isegi tiba alakaaluline. Sul ei ole suguvõsas mitte ühtegi paksu inimest. Teil on kõik jumalaste kõhnad. Muidugi. Kuule, kui mina hakkaks ka arvutama, palju ma saan kaloreid ühest õllest või ühest pitsist viinast, ma peaks lolliks. Jah, aga vaat, naiste jaoks on see asi väga tähtis. Lihasööjad näiteks. Kas oled kuulnud, et lihasöömine teeb tigedaks? Olen. No võt, kas mina olen su vastu tige? Ma söön iga päev liha. Ei ole, enamasti. No võt. Aga mis sa arvad, et taimetoitlased näiteks? Kas nende seas võib olla tigedaid inimesi või? On küll. Mul boss on väga kapriisne kõikide asjade suhtes. No kala suhtes? Jaa, kala maitseb talle küll väga. Ja sa oled öelnud, et ta käib ujumas ka päris tihti, eks? Jaa, ta on kirglik ujuja. No võt, siis ma tean. Ta on hüljes.